No tšau, kuna osasid inimesi huvitab minu nii-öelda käekäik ja mis mu saaga ette näeb või milliseid pöördeid see elukäik mul teeb, siis mõtlesin, et okei, et ma hoian siis kursis. Ja kunagi oli, nagu ma mõtlesin, isegi see on nagu jututeemades osades välja tulnud minevikus, kus me oleme rääkinud nagu sobivatest keskkondadest ja kus see oleks hea elada ja kus võib-olla mitte nii hea. Siis ma ütlesin, et noh, et mulle tõenäoliselt kõige mitte sobivam oleks kusagil betoonlinnas, ütleme kusagil Lasnamäel, kusagil ühetoalises korteris, kortermajas kusagil karbis. Et võib-olla oleks see mulle mitte kõige sobivam. Või noh, jah. Aga vaata, kunagi elu viskab igast vimkasid sisse. minu elu vahest viskab igast vimkasid sisse. Nüüd ongi nii, et nüüd ma olengi Lasnamäel otsapidi. Nii on. Just jõudsin siia Tallinna inimesed, tähendab see mentaliteet on natukene, no ei ole maailma kõige soojemad inimesed. No ikka, kus on nagu palju inimesi koos, mingid suured keskused, seal see mentaliteet on vähe teine ja et ei ole soojad ja avatud südamega ja ülimeeldivad, vaid sellised, ma olen nagu siiani, mis on, noh, ma kunagi elasin ka Tallinnas nooremana, aga nüüd ma praegu nagu vaatad nagu teise pilguga ja siis puutud kokku nagu kuidagi natuke külmad inimesed, aga selles suhtes, et nagu me oleme alkeemikud, siis ei lase nii väga, püüame vähemalt mitte lasta endal sellel nagu ennast mõjutada ja kaastundega endiselt. Ja, et ma jõudsin siis siia, ma tahtsin öelda seda, et ma jõudsin nüüd otsapidi Tallinnasse ja siis ma käisin eile, jalutasin ringi siin natukene, vaatasin, mis siin ümbruskonnas on. Et eriti mingi spordisaale, mingisuguseid kohti, kus saaks trenni teha, võib-olla ka tunde anda ja et mul üks tuttav ütles, et kui niipea, kui sa hakkad mingit liikumisalaseid tunde andma, siis tema on käpp. Et ma olen saanud oma keha nagu väga, noh, minu mõistes väga avatuks ja ma olin nagu nii puine ja jäik nagu selles suhtes kunagi ja siis nüüd olen saanud palju paremasse kohta ja siis võib-olla on mehi, kes sooviks samuti nagu, kes on ka nagu jäigad või kinni, et vähekene selle koha pealt paremasse seisu, kehaga parem kontakt saada, nagu nii-öelda sellist omamoodi kehatööd teha. Ja, et siis ma sellele ühele inimesele ma juba hakkan tunde andma, ühele inimesele ma juba hakkan, äkki lisandub neid veel juurde ja saab siis sellega tegeleda lisaks veel teistele asjadele. Ja vaata, mis siin üldse saab, siin on nagu rahvast rohkem, võib-olla mingid koos mingid tantsu asja teha, no kuna vaata, milles asi on. Kui me vaatame uudiseid ja või televiisorist nagu üks asi lööb lõhe sisse kogu aeg, igasugused küll vali, ole maski poolt või maski vastu, lööme lõhe, oled sõja poolt või sõja vastu või tahad sa kättemaksu või tahad sa rahu ja vali pool. No ja siis, mida siis teeb nagu televiisorist tuleb ainult vali pool, vali see erakond, no kui üks lõhe, teine lõhe, kolmas lõhe ja siis ongi varsti on inimesed, kui me keskendume sellele, mis meid nii-öelda eraldavad ja paneme igasuguseid silte ja hinnanguid ja et kuna see idee, mida sina usud, mina usun üldse teist asja, siis see tähendab, et me läbi ei saa. Kui me keskendume nendele asjadele, mis meid lõhestavad, siis on jama. Aga tants võiks olla midagi sellist, mis
toob kokku ja mis see ühendab. Ja noh, see oli üks idee jälle. Sellised lood, sellised muutused. Ja nüüd saab tähendab aktiivsemalt nii-öelda siis spordiga tegeleda ja siis äkki nakatada selle pisikuga nii-öelda kehaliikumise ja kehatööga ka teisi inimesi, kes on huvitatud sellest. Vaat kus lops, praegu on sellised ja siis tähendab muid asju teen ka, tähendab, mis puudutab sissetulekut, aga ideaalis oleks ikkagi midagi seotud kehatööga ja liikumisega. Vot, ega ma just rohkem midagi sulle praegu mitte midagi öelda. Ja soovi mulle edu. Sulle ka palju edu.